No nii, olen jälle kalal. Alustan sellega. Panen telefoni natuke allapoole kähku. Seal, kus ma eile käisin, sinna ei saa minna, sest seal oli mingid venelased ujuvad. Et täna silla peale ei osa kurat, kus see tee läheb. Kus siit alla läkski? Siit läks. Alustan sellega. Plaan on teises kohas püüda kui eile. Täna olen jala, mitte rattaga. Hakkan kalda äärtes loopima. Oi, sinna, kus ma just viskisin, sinna samma tus mingi kala ära. Aga siin ei väga suur välja. Laint. Seda on nii kerge loopida. Sama kerge kui lihtsalt ma mingi 7 grammist põrlat loobiks. Oi jah, siin. No nii. Vetikas tuleb praegu järgi. Ei tulnud ka vetikat järgi. Okei. Puu otsa kohe. Oi, kurat. Oks tuli kaasa sealt. Täna olen vähe väsinud. Homme tulen ka kalale. Homme on lihtsalt tööpäev, et homme nii vara ei saa tulla kui täna. Praegu on mingi 11 läbi. Oli plaan varem tulla, aga ei jõudnud varem tulla. Magasin natuke sisse, lükkasin äratuse kinni. Ja millegi pärast väga kiiresti jäin uuesti magama. Täna ma ei lähe sinna kiiresse voolu. Täna ma lähen sinna poole, hakkan minema. Eile käisin seal pool. Ei saanud midagi, ei filminud. Siis oli näiteks paha olla, ei viitsinud siis väga filmida. Oli mingi tund aega. Kurat, see telefon on mingi hästi kõver siin. Võtan kapuutsi peast ära nüüd kähku. Lant sai natuke vajuda. Tundsin vetikaid juba. Vahetan võib-olla kohe laipeidi vastu ära. Näe, vetikas. Oota, kuidas see puuleht sai? Oota, mida paganat? Puuleht siia sai. Jah. Siin vees on mingi metall või? See on nöör. Kohe vaatan jalaga kähku. Mingi vana nöör. Või see on mingi maa sees kinni. Peaksin ühe asja kähku ära tegema. Enne kui lant põhja vajub. Näete, mingi halba nüüd korra. Äkki mitte väga halba. Vetikad tulevad järgi, ma tunnen juba. Telefon sõidab kõveraks minna kogu aeg. Setin natuke seda siin. No nii, nüüd peaks fine olema. Kurat. Okei, need ei tule ikka ära niimoodi. Nüüd tuleb käega ära võtta. Panen kohe mingi... Täna päike paistab, et täna võib olla
ikka ei lähe sinna, kus ma eile käisin. Ma ei tea veel. No, lähen edasi nüüd kuhugi. Vaatan, kuhu läheksin. Ma lähen vaatan, kas need venelased on sealt ära läinud. Vaatan, kui ei ole, siis ma ei tea, mida ma teen siis. Või mingi sõjaväelennuk lendab taevas. Oota, need vennad on seal ikka veel, aga nii kauks, kui need vennad ära lähevad, ma lähen nii kaua teise sillale loppima natukeseks. Kui just need venelased seal just ennem ära ei lähe. Loodan, et lähevad. Mõtlesin, äkki tulen täna hoopis ahvena õngega, mis on teleskoop, mingi odav teleskooprull, mingi oli 35 €. Nöör on 8 kilni sellel, aga see on piisavalt hea, et sellega püüda haugi. On kannatanud see rull piisavalt suuri hauge, see õng ka. See õng läks peaaegu pooleks, sest mingi selline haug oli otsas ja mul oli sidur maas. Täiesti nullis. Siit see ots on natuke selline, nii nagu see on. Või jah, see õng, milline on, selline on. Praegu pärast tuleb väga palju kalu ära. Panen võib-olla kohe selle ahvena otsa jälle ja selle ahvena teen kiire viske teisele poole kaldasse. Mis sealt toimub? On mingi, ma ei tea millega, sõidetakse seal kaugel teisel pool jõge. Täna pole nii tuline kui eile õnneks. Täna pole nagu üldse tuult. Venna mootorpaadiga tulevad. Nagu te näete, sealt sellisooga tulevad. Lant jõuab ka kohe siia. Okei. Noh, jah. See on kõik fine. Mingid vennad seal sõidavad, keeravad ümber. Oi jah, lained tulevad nüüd, nagu te näete. Sild hakkab natuke jõnksama nüüd. Ossa kurat. On alles vennas. Kiiresti sõidavad. Rikkusid praegu kalakoha ära ja terve selle ülemise koha. Sõidavad selle mootorpaadiga, ma ei tea, mis hullud. Tagasi hakkas minema, läks päris kiiresti.
teen ühe viske veel sellega. Lasen vajuda selle natukene. Okei, lasin hästi natukene. Puuts on vaja päev on, päike paistab nii peale, ei taha päiksepistit saada. Olen 10 minta juba filminud. Terve see aeg, mis ma täna kalal olen olnud, 10 minta. Näete küll, mul anti siit tuli. Kaamerast oli isegi natukene põhja näha. Väga ei taha nagu märgasi lante panna endal karpi. Sellega ma püüan veel täna kuskil sellega. Aga ma vahetan nüüd landi ära ja siis filmin edasi. No nii, vahetasin landi ära. Ikka jälle see asi siin. Okei, te näete kaameras suht ilusti. No nii, tegin kähku selle ära, vaatame, kas sealt poolt, kus ma ennem juba tegelikult viskasin enda jörki, vaatame, kas siis aug tahab hoopis seda ahvenat, kui aug on üldse seal kuskil. No jah, ei tea. Nii tulnud selle ühe viskega. Mingi albii, mis asi see on? Mingi roti moodi asi. Oli praegu vee pealt vetikas külge, nägin, kuidas lain tõmbas selle vetika siia peale. Saba on ka mingi lollisti siin. Väsitav on kalapüük. Loodetavasti täna kala ikka saan ka. Oi kurat, miks ma sinna viskasin. Aga jah, ma arvan, et lähme nüüd edasi kuhugi. Oi kurat, see oli küll natuke halb. Lähme kuhugi edasi nüüd. Arvan ka vahepeal. Okei. Võiks vähemalt minna kuhugi edasi. Ratast ei viitsi ära tuua. Muidu seda tuleb lihtsalt endaga kogu aeg igal pool kaasas tassida. Olen küll kauem kodust eemal. Väsin rohkem ära, aga see on nii suva. Peaasi, et kalal saab olla. See on kõik, mis ma tahan kalal olla. Millalgi hakkan klaipeitega loopima kuskil. Aga ma ei tea kumba enam, kas seda kollast või seda valget pruuni, mis ma unboxisin koos teiega esimeses videos. Nagu üldse esimeses, mis ma olen teinud. Vaatame, kas nüüd saame siia tulla. Ma arvan, et saab. Praegu ei näe kedagi. Ja me saame tulla siia. Oi kurat, siin on mingi küngas alla. Selle koha tunnete kohe ära. Teate küll seda kohta väga hästi.
väsitav on kalal olla. Mingid vetikad tulid külge, mis ei taha ära ka tulla. Nüüd lõpuks tulid, ma ise võtsin need ära. No nii, see siin on okk. Saab loopida. Tere, see ise tuli küll päris pask. Väsinud olen, võib-olla teen pausi kohe. Suht väsinud. Tulin suht tühja kõhuga kodust ära, sõin mingi 10 pannikat ära. Tundub vähe nagu oleks nüüd ikka 20. Keigajast taga ma nägin mingi haugi pea seal taga, pool tuli ära, lõpetas tagaajamise. Või seal mingi ahven tuli vee peale. Mingi haugajas taga. Aga see ei näinud väga suur välja. Oi kurat, see ise tuli halb. Oi ei. Mida see kummikas teeb? Mida see teeb nagu päriselt ka? Ei valeta ka, praegu kei ajast, aga enne kaamerast vaatasin, samal ajal ei olnud näha isegi seda telefonist. Aga okei, ta ei võtnud ikka uuesti, ei tulnud järgi. Teen pausi, siis vahepeal olen võib-olla Clybaite'i vastu ära vahetanud. Aga ei tea veel. Teen küll tegelikult kohe pausi nagu. Kerin selle välja. Ja siis teen pausi. Ja jah. Siis mingi pooletunnine paus võib-olla on. Väga palav on täna, mingi 25 kraadi pidi olema. Okei, jälle tegin viske, kuigi ütlesin, et teen ühe, kerin välja ja siis puhkan. Oih, need, kes on kalamehed, need saavad aru, et tegelikult sa ei puhka kunagi nagu. Aga nüüd ma tahan küll päris ka puhata. Teen väikse pausi. Ja, võtan telefoni ära juba siit. Niimoodi. Istun maha. Siin pole küll väga mingit pinki. Ja. Ja siis film edasi, kui olen ära lõpetanud puhkamise. No nii, vahetasin landi ära. Mingi sellise asja vastu. Forelli. Tume mingi 60 grammi. Luts on super teha sellega. Madalas vees super püüda. Seal pole tina all praegu. Et jah. Ujub niisama ka hästi. Tahab lihtsalt vee peale kohe tulla. Nüüd see konks on siin mingi imelikult, 2 konksu. Ai, 1 konks oli imelikult. Seal pole üht tina all praegu. Mis teeb natuke
halvaks selle landi. Tuleb mingi imelikult küljega, sellepärast ma tavaliselt kina alla panengi, sest ei tee niimoodi. Oi, siit eest on katki, peaksin selle uuesti siia kinni keerama. Võtan korra kähku need asjad siit küljest. Keeran korra siit selle asja välja nüüd. Keerame selle siia ilusti kinni. Nüüd paneme uuesti selle siia sisse need kõik asjad, mis siia tuleb panna. Konksud lähevad sinna, kus need konksud käivad. Ja. See läks küll halvasti siia. Saare tegi ka siin video. Oli enda paadiga käinud ka kalal. Minge tšekkige ta videosi. Üks kalavideo suht norm sai kala. Videos nägi välja nagu võitleks, ma ei tea kui suurega. Telefon oli püsti, et nagu ta oleks mingi TikToki nagu filminud lihtsalt. Natuke halvasti tuli tal see video, aga jah. Tunnustas nagu nii ära, et tuleb külje peale panna. No mul see lant uppub päris kiiresti tegelikult. Ma ise praegu enda lanti ei näe, sest see on nii tume. Peaks landi tegelikult ära vahetama mingi normaalsema vastu. Kohe vahetangi. Ja siis kiire vahetamine. Üritan kiiresti vahetada. See ei ole ainus koht, kus ma püüan veel täna. Ma mõtlen vähemalt selle peale veel. On viimane koht või ei. Aga arvan, et ei ole. Kumma ma otsa paneksin nagu. Kumma. Ma ei tea nüüd. Kumma ma paneksin otsa nagu. See näeb hästi hele välja. See näeb natuke nagu selline naturaalsem välja. Aga ka väga hele. Ma ei tea. Oi. Kumb rohkem häält teeb? Ai, kurat, need konksud on nii teravad. See teeb nagu tumedamat häält. See teeb nagu heledamat. Ma arvan, et panen selle. See näeb suht norm välja. Sellega sõber on saanud ka peaaegu augi. Tal on võtnud vähemalt seda, siin on jõhka kriimud peal. Siin. See kriim. Need väiksed täkked siin. Külje peal mingi rõng, aga need pole tähtsad, need on konksud teinud. Ja. Loodetavasti saame kala täna mingi suure mõnusa augi, nagu väga mõnusa suure. Sätin korra jälle seda telefoni siin.
norm näeb välja 62 grammi. mul jäi vetika kinni selle viskega, aga vetikaid kaas millegipärast ei tulnud, ma ei tea miks. Ja sellega ei saa lutsu teha ju. ma arvan, et kuulsid, kuidas see vastu oksa lendas. Seda oli päris hästi kuulda. Kes kaugele reisile. Mul on siin mingi umbes 50 või rohkem meetrit peal sellel rullil. Ennem oli ka mingi 50 ja nii, aga see läks nii sõlme, et see tuli kõik ära visata. Seal olid umbsõlmed sees. Ja päris suured umbsõlmes. Ma ei tea, kuidas need tulid, terve õng oli sassis selle lainiga. Ja siis tuli ära vahetada. Ei näe, mu lant jõudis ka kohale. Selle sama landiga püüdsin samal ajal. Ma hakkasin välja kerima. Mitte ka välja kerima, tõmbasin käega välja, siis see oli põhja kinni jäänud. Ja siis sain selle lõpuks kätte kuidagi. Õigel ajal tuleb ära peatada see lant, muidu tuleb sõlm ja kui sõlm tuleb, siis on väga halvasti. Sõbra lant on ikka veel kuskil seal all. Ta pole hakanud isegi otsima seda. Kuigi praegu täna on nagu väga puhas vesi, ma näen siit maalt tervet seda põhja seal. Oi, see lant tegi lutsu. See on vetikas küljes, mis lendas praegu ära. Üks vetikatükk on siin. No, lähme edasi siis, jalutame. Natuke jalutame edasi. Oi kurat, tahan selle konksu siin nüüd kinni panna. Ai kurat, mitte näppur, kurat. No nii, jõudsin kohale. Tegin mingi 5-minutase pausi. Selg oli räigelt hakanud valutama, oi vesi on madalamaks jäänud. Te näete siin seda tumedat joont siit, niimoodi läks vesi algul. Nüüd enam ei lähe. Siin silla all me ei püüa täna. Sellega küll mitte vähemalt. Selle koha peaksite ka ära tundma. Lant juba lahti ära. Igaks juhuks. Seda mul on võtnud peaaegu vähemalt. Minu arust on seda võtnud siin, ma ei tea isegi, ma olen püüdnud küll sellega siin. Saaks lahe, kui seda kala võtaks. Jääb igale poole kinni see lant. Teeme sinna poole. Oi, see tuli küll eriti lühike vise. Laseme selle lihtsalt vajuda siis. Okei, see tegelikult tuli
täiesti perses. Kohe kõrvalt tuli mingi murutükk otsa ja ma ei tea, mida veel. Mingi asi tuli mul kohe siit kõrvalt otsa. Oi joh, ei tea. Täiesti perses. Täiesti perses. See on väga aeglas uppumisega, nagu väga aeglas uppumisega. Ja siis tuleb mingi... Ma ei tea, kuidas sellega isegi püüda. Siis madal sees kiires voolus suht norm tegelikult. Kala tahaks ka nagu saada. Tahaks sinna kivi peale minna, ma olen seal ennem püüdnud. See on täitsa norm püüda tegelikult seal kivi peal. Vahetan võib-olla landi kohe ära, aga ma ei usu. Ma loobin seda veel. Loobin seda. Kuni mingi haug saab lõpuks nii kurjaks, et ta lihtsalt peab seda võtma. Ma olen suutnud haugi nii kurjaks saada, et see vend lihtsalt ongi meelega ise võtnud, ründanud seda, et pesast ära läheks. Ja. Oi, see oleks täitsa põhja välja nüüd ju. Nii, need kuradi vetikad siin ka nüüd küljest. No ei kurat, mis siin toimub. Vaatasin korra, et siit telefonist on päris hästi näha, kui lant ära kaob või kus ma viskan. Ujumist on isegi näha. Seda on eriti hästi näha, kui kala võtab. Oi joh, ei tea, ja te näete, kus ma viskan ka siis ju. Sellega saab kaks moodi püüda. Selle landiga. Sa võtad selle kuradi saba siit tagant ära. Siis jõrkida, no, jõnksutades ei saa, aga nüüd sa saad niisama kerida sellega. Kui sa niisama kerid, siis see tuleb nagu sügavamalt ja seal on kiirem action siis. Vahepeal püüan sellega ka niimoodi. See sujub niimoodi vahepeal lihtsalt paremini. Mõnes kohas see kiire ujumine on hea. Aga vahepeal ei ole. Aga praegu ma proovin niimoodi, et oi kurat, mingi vetika punt on siin. Praegu loobin natuke niisama seda ilma sabata. Nagu te nägite praegu, et seal on kiirem action. Ujumine on kiirem sellel. Kui mul üks sell täpselt samasugune kollane veel oleks, siis ma ühelt võtakski selle saba ära. Ja tuli siit fucking sammast eest lihtsalt otsa. Et ne vaata, seal pole enam saba siin taga. Saba on siin. Saan selle saba siia tagasi panna. Kurat. Paneme nüüd selle saba siia külge tagasi. Ja natuke, no nii.
saba on küljes. Ja nüüd sujub jälle aeglaselt. Ja kuradit. Keegi sõitis väga väikse elektrikrosaga. Kurat, see tõi mulle nii hea mõtte. Lähen homme tööle, mingi 2 kuud töötan. Saan natuke üle tonni, siis loodetavasti mingi aja jooksul ma saan selle palga kätte ka, mingi pool palka ja nii. Ja kui ma olen see mingi pool palka kätte saan, mingi 5 sotti tahaks nagu vähemalt saada. Siis ma saan äkki osta endale mingi elektrikrosa, siis hakkan mingi hoopis mingi metsas sõitma sellega ja nii ja hakkan niimoodi videosi tegema. Või hakkan kalal lausa käima sellega. Täitsa hea idee tegelikult. Okei, see oli ka viimane vise, sest siin kala ei ole seal augus. Ma tahaks nagu ühte kohta veel proovida loopida. Ma pole veel loopinud palju. Äkki saan siia äärde ja ma sain siia äärde niimoodi tulla. Olen veel väga lähedal. Ta on nagu siit nüüd. Ma arvan, et võtan saba ära. Siis see läheb kiiremini sügavamale ja seal on kiirem action. Ja see läks kohe sügavamalt. Kohe parem. Kohe parem. Kui sõber viitsib, siis võib-olla täna paadis tuleb ka mingi video. Ma loodan, et sõber viitsib paadiga kalale minna. Siis ma trollin seda ka ilma sabata proovin. Vaatan, mis juhtub. Sujub nii ilusti niimoodi. Suht ilusti vähemalt. Aga ma panen nüüd saba külge tagasi. Ja. Nüüd ma lähen koju ära, sest ma olen väsinud. Tahan ära minna koju. Pannkooke minna sööma. Pange siis subscribe, kommenteerige midagi, kuhu võiks veel kalale minna. Ja head aega siis tänaseks.